kohtumine tundmatuga. Ja. Et kusjuures ma paar aastat tagasi surfasin nagu, sain millekord selle ETV selle kaardi, nüüd võeti ära mul see kaart, kui meiega sai sinna nagu arhiivi ja see kõik asju materjali ette võtta, siis ma võtsin kohe huviga. Ma näetan 80-st mäletad, kui kõik igal pool UFO-si nähti, ise arvasin ka, et mitu korda kogu aeg nägin neid, on ju. Oli mingi aeg, kõik nägid kogu aeg midagi. Ja siis oli üks väga geniaalne sari, oli Vahur Kersna sari, oli kas kohtumine või monoloog tundmatuga need. Ja seal käsitleti ka seda teemat nagu on, üle teemat. Et see oli nagu, kuidas seal oli, et mingi tüüp oli seal, kes ütles, et laps rääkis, on ju, ma mäletan, mu lemmikintervju oli sealt sarjast oli, laps ütles, ja nad tulid aknast sisse ja nad tõstsid mul merisea kajasta märkan, merisea lae alla, on ju. Tõstsid merisea lae alla ja ta hõljus seal ja siis tuli panid sinna puuri tagasi. Teine lugu oli lahe, üks vanaproua Kesk-Eestist räägib, on ju, ja. Et selle samas saates kutsus välja võttegrupi, käivad mul igasugused ufod, on ju, aknast sisse öössel nagu, on ju. Nii, Kersna küsis, mida te siis tegite? Ma ammustasin. Nii, ja siis küsiti muidugi loogiline küsimus ajakirjanikult, et mis maitsega oli ufo, on ju? Nagu vahvel. Nagu vahvel, maitse krõbises nagu on ju. Tead, mis mulle assotsieerub? Mul tuleb meelde sellega see, et vanamutid rääkisid, et neile pandi mingi plaat siia kuklasse. Ja oot, see on ka põhjus. Ja mingi plaat on ju, ja siis, et nad käisid seal ära öösel seal laeva peal on ju. Ja siis tehti igasuguseid imelikke asju. Ja vaata, mõni hakkas sünnitama peale seda, kes võib-olla oli isegi neitsi või ei olnud juba aastaid mees saanud. Ja siis hakkas sünnitama ja kartis, et sealt tuleb järsku mingisugune roheline meik tuleb seal välja. Isegi selliseid lugusid mäletan. Aga nüüd on kohe jõuab ekraanile esmaspäevast Merivälja selline hästi tore kodumeelne seriaal. Sa vaatasid siin esimese osa ära. Mis see esimese osa? Sa oled ju kõik osad ära neid peaaegu. Et no mis asja? No ma nagu tulin natukene pisut nina kirtsus, ma mõtlesin, et see on jälle mingi selline, tead nagu poolkõva. Ja, ma saan aru. Saad aru? Aga ta oli nagu päris. Aga selles mõttes ongi, et vaata, sa pead ära tunnetama sellised asjad nagu, et hästi lihtne vaimusse 90-ndad, 80-ndad on ja millest nagu põhiasi, mis on siin nagu hästi lahedalt režissöör on ära tabanud, mis mulle väga meeldib, ja kunsti osakond, kellel on respekt on ju. Et pole üle frusseeritud pole, see tähendab seda, et sa ei pea igat asja sa kaadrisse toppima nagu ajastu värki, sa ei pea seda suhkrukotte sinna sisse tooma igasse kaadrisse sisse toppima, et sa mõnusalt nagu elu nagu omas hetkes on ja see võib sind ära, muidu lihtsalt nagu grotesk, ei ole see groteski just. Lihtsalt on mängi teha, no okei, ajastu muusika teha nagu teeme huumorit nagu, see on väga naljakas kõik on ju, aga no inimesed elasid selle ajal, selline oligi see elu tegelikult. Just, ja ta ei olnud üldse üle pingutatud ja ma isegi hetkeks unustasin selle ära, et vaata muidu taolistes filmides tahad ikkagi vaadata, et kas see nagu vana Toomase lamp on ikka seal õige koha peal, eks ole, ja see suhkrudoos ja kõik mingid teatud detailid. Seal sa nagu unustasid selle ära, see oli nagu nii ilusasti, nii maitsekalt sulas tervikusse just, ja sa hakkasidki jälgima sisu. Ja sisu oli täitsa olemas. Ja, et see ei tapnud see nagu see lokatsioon ei tapnud ära nagu. Just. Kuigi jah, see on see. No see on oluline, sest sa ikkagi märkad, kui seal oleks nagu midagi valesti olnud, on ju, no ütleme, sealt majast oleks sõitnud mööda mingi vale auto, on ju, no siis oleks see silma häirinud. No Merivälja ennast oli see nagu lihtsam, see nagu väga palju liiklustest ei ole nagu, aga ikkagi jah, eks see paras nagu pein on küll see aasta asju teha nagu, see on tegelikult nagu öeldakse automaatselt nagu, et see tähendab, et noh, nagu tootmisseisukohast on, see on automaatselt sulle kolmandiku võrra rohkem tööd on, et see ajastud ruud iga asja peale nagu läheb ju veerd aega. Lokatsioonid, sa ei saa kunagi ühtegi lokatsiooni kõrvuti on, sa pead lokatsiooni viima sest, vaatame, kõik on selle tegelikult tootmise aeg on, et sa tead eelarved on ja sa tead, mis see tähendab nagu on, et tootmise aeg, et ühest lokatsioonist teise minna, et Merivälja on tänuväärne, et seal on seda autentset veel natukene alles jäänud nagu seda, Ja, see atmosfäär on täiesti olemas ja mingid inimesed minu meelest täna veel elavad täiesti selles sümbioosis. Nad elavad seal. Ma arvan, neil on samad kaardinad ja sofad ja raamaturiiuli. Aga kodu, ega sa ei hakka, sa oled teinud seal mälestusest kõik. Kaua te tegite nüüd seda? Siin on 12 osa tuleb telesse. Millal te alustasite? Me alustasime aastaga tagasi. Mis aasta, poolest aasta tagasi. Kevadel on, mis on 2017, 2016 kevadel siis on 2016 kevadel ja see läks nagu 3 kuud jutti nagu mõendustega, nagu, et see läks nagu mõnes mõttes, et see on nagu väga halb, et mõnes mõttes nagu tootmine, käis pole see koht, kus rääkida, natuke läks, isegi läks üle nagu, alguses mõtled, et kuidagi, et ajastu värk, et nagu nii kallis on, et
uitmata, äkki kasutaksime amatööre, aga jumal tänatud, me selle otsuse nagu, me ei teinud ühtegi nagu otsust langetada, me nagu ei läinud amatööri jama selle. Okay. No, mitte, on kindlasti väga andekaid, aga me panime ikka väga hea nagu... Kaader, näitlejate kaader on väga tugev. Jaa, väga mõnusalt ja hästi oluline, mis asi, mis Uukivi kuna hästi oluline, on tegelikult tajud ära, kui sa näed, näitlejad kandidaadid on, et see ansambel kokku kõlaks, veenvad, tegelikult veenvad ja klaarid oli nagu, nad toimisid. Keda ma väga kiitsin, oli Liina Tennossaar ja Tarvo Krall. Täiesti uskumatu, mina ei oleks uskunud kokku pannud. Müstiline sümbioos, müstiline, hästi lahe. No ja sellest noorest näitlejast Lauli Otsar, kellest me tuleme veel palju kuulma, nimi ei jäänud kohe meelde, et täiesti müstika, no kuidas see võimalik on? Mängis ennast sisse, algul oli pisut ebakindel, aga sa näed, kuidas ta kasvab nagu. Et ma ei taha nagu palju asju ette rääkida, mis mind hämmastus oli see, tõesti läksin otsima mõtlesin mingi ufod, mingid merivälja kivi, mingisugune, tead, natuke nagu kukuu ja et natuke nagu mütsiga löömine. See on hoopis palju mitmekihilisem. Ja see ongi, et nagu elurammususes nagu on, et see on nagu seda, see mõnus, et inimeseks olemiseks rõõmu või seda huumorit on sees, see on nagu piisavalt, et see nagu... Ja huumorit, mida ei ole tegelikult mängitud ja vägisi. Ja, et ei mindud nalja tegema, just see tänast point, et ei mindud lähme nüüd, et iga hinnast nalja saaks, aga kõige parem asjad ongi ja tegelikult, mis on kõige parem naljakad asjad tulevadki nii, kui sa lähed suunrõiselt neid asja tegema. Teed täiesti loomulikult. Ja siis on asjad naljakad nagu on ju. Kui sa hakkad huumorit tegema, nagu huumoriseriaali tegema, siis ükski peale Verima muidugi nagu aga ei toimi tegelikult nii. Ma loodan, et te korjate hästi palju nüüd igasuguseid auhindu, mida meil siin tele ja filmi ja seriaali ja näitleja ja režissööri ja produtsendi ja valgustaja, operaatori, et ühesõnaga, et kõik need auhinnad teile kukuvad potsti pähe. Ühesõnaga, sa nüüd vaatama jääd seda? Ja mina jään seda nüüd tõesti õnneks vaatama, et on väga vähe, kui täna küsitaks minu käest, milliseid Eesti kodumaiseid sarju sa vaatad, siis ma ütleks mitte ühtegi. Seda sarja Merivälja ma hakkan kindlasti vaatama, sest ma ei tahtnud praegu, kui ma vaatasin seda nagu esimest osa, siis ma mõtlesin, andke veel nagu, et see on päriselt, et ma ei viitsi nalja teha. Aga ühesõnaga väga hea oli ja soovitan kõigil vaadata, nalja saab, näitlejate rivi on ja tegijad oma samamoodi. No et see mitmeplaanises, näitlejate rollilahendused on huvitavad nagu enne ja kõik seda mitmemiljonid nagu enne. Et see on lihtsalt, kui keegi tõmbab käima, üks näitleja hakkab ees mängima juba, siis tuleb järgi, siis ta läheb. Et ei minda nagu, ei minda alt turtsi tegema. Alt tuurat ei tehta selles Meriväljas. Okei, aitäh sulle. Aitäh sulle. Müstiline põnevusseriaal Merivälja stardib juba esmaspäeval 21.30. Kohe pärast Hüpnotisööri 3.